tere! Mina olen Elis, tema on Timo. Ühesõnaga, me lähme täna hobuste võidusõidu ajamist vaatama ja ilmselgelt me Eestist väga mingeid fancy'si riideid kaasa ei võtnud, nii et täna hommikul me jooksime kiirelt poodi. Ma ei võtnud isegi meiki kaasa, mul ei olnud isegi ripsme duši, nii et ma ostsin kõik jutud. Isegi mitte kõik jutud, vaid ma ostsin mingi korradi 4 asja ja see kõik oli 70 toltsi. Siis oli vaja kingad osta 20 toltsi. Vihkan nii madalaid kontsasid, aga muud ei olnud. Ja kleit 60 toltsi. Väga rets, aga ei ole hullu. Õnneks piletite eest me maksma ei pidanud. Nii et lähme vaatame. Austraalias on see hobuste võidusõidu ajamine mingi väga hull teema, nii et lähme vaatame üle, mis see rikaste hobi endast kujutab. Sõidame nüüd Timo töö juurde, saame siin inimestega kokku. Muidugi me käisime enne McDrive'is, sest me sõime ainult hommikul 2 võileiba. Leib, nagu võileib, nagu reaalselt leivaga sõime, siin saab leiba. Ja, ja siis lähme kõik koos vaatama hobuste võiduse ajamist. Ma ei ole 9 kuud meiki kandnud ja ma olen ise endale ka päris võõras. Ja ma ostsin lambist mingi sellise asja. Ja see muutis mu elu reaalselt nagu 2 minti ja ma olin valmis. Oleme hetkel Timo töö juures ja ootame, et inimesed kõik kohale jõuaks ja saaks minna. Ma tegin viimati aprillis video, nii et meil on päris palju asju rääkida. Mina olen lausa 2 töö peal olnud vahepeal. Ühest läksin ära ja teises nüüd ma olen olnud üle 6 aja. Nii et varsti võib-olla teeme video ka meie uutest töökohtadest. Kõik viivad oma hobused täna vanale külateele sõitma. Need hobused. Need hobused. Timo valis endale õige töökoha. Nende firma siis sponsoreeris seda reissi, nii et me oleme mingis paremas alas, kui lihtsalt püünidel väikse käest vaatamas. Mingid tasuta joogid, mingi laud. Tuleb tore päev. Hakkame panustama nagu rikkad. Äkki võidame ka midagi. Cheers! Tegime omad panused. Panustasime, et esikolmikusse jääb number 3, 4 ja 1. Nad on nagu suht head hobused. Ja siis me tegime ühe mingi... Tegelikult ei ole selline... Nagu me favoriidile ei panustanud. Ja siis me tegime ühe panuse, tegime, et kõige halvem hobune on, et tema peab nagu, et ta ei tohi viimaseks jääda. Ja siis tema koefitsient oli mingi 41. Ja siis kui palju me võidame, kui see meie panus me panustasime esikolmikule õigetele kohtadele ja kui tuleb sama järjekord, siis meie koefitsient oli 1-2000-le. Aga selle halva hobusega? Seal oli, kui ta peaks võitma, siis saame 1-41-le. Ehk hästi palju. Ühesõnaga, nüüd me oleme raja ääres ja ralli. Esimene ja tõenäoliselt viimast korda, kui me panustame hobustele. Võidu ajamine hakkab kohe paari minuti pärast, nii et... Siia suun. Nii et jah, vaatame, mis saab. Ma nüüd täpselt ei mäletagi, kus ma eile selle filmimisega pooleli jäin. Aga igastahes päeva jooksul oli kokku siis 7 hobuste võidusõidu ajamist. Ja me panustasime, ma arvan, 5. Ja
ja alguses me nagu väga ei saa midagi aru, mis mõttes nagu seal on nagu mingi 6-7 paberit, et saad erinevaid panuseid teha. Aga siis, kui nagu Bondile pihta saime ja panustama hakkasime, siis käisin seal raja ääres, olid siis tuli mingi norm, mingi hasart sisse, et täiega äge oli nagu kaasa elada. Ja ühe korra me arvasime, et me võitsime $4000, aga siis hoopis pärast nagu vaatasime, et see oli hoopis $170. Aga ühesõnaga Timo nagu tegi ühe panuse nagu esikolmikule ja need numbrid tulid nagu täpselt niimoodi sisse, nagu tema ütles. Ja siis me panime sisse sellele nagu $20 ja koefitsient oli 2000%. Ja siis me mõtlesimegi, et see on nagu 4000, aga tegelikult oli hoopis mingi teine koefitsient, aga no vahet oli, see 70 on ka väga hästi. Ja me saime siis need piletid sinna tasuta, kuna Timo töökoht siis sponsoreeris seda üritust ja koos piletitega siis olid veel ka jookide vautšerid. Iga piletiga oli neid 6 ja me olime siis 6 läksime sinna. Nii et lõppkokkuvõttes me maksime ainult $60 sel üritusel, sest me võtsime ise kaasa 200 ja me võitsime 170, põhimõtteliselt 168. Nii et läks väga hästi selles suhtes, sest muidu tavapilet, kus lihtsalt saad istuda tribüünil, oli 45. Siis ilmselgelt see tähendab seda, kus meie olime seda mingi members only sponsor tiketit sa nagu osta ei saa, ja siis oli üks VIP-telk, mille pilet oli üle 2 soti. Nii et kui ma oleks lihtsalt ise tahtnud sinna minna ja lihtsalt istun tribüünil, siis me juba võitsime sellega, et me ainult $60 nagu raiskasime nii-öelda, et ka hobuste peale panustasime. Aga üli vinge selles suhtes, et see on Austraalias siin nagu väga suur asi ja iga nädalavahetus kuskil need reisid nagu on siin. Ja ma olen väga õnnelik, et me sinna läksime ja nägime seda ja üliäge. Üritus oli igastahes, aga igastahes nüüd on pühapäev ja tavaline toidupoe ring homsest jälle tööle ja me proovime siis varsti teha uued videod ka sellest, et kus me siis nüüd töötame. Tšau! Ma hakkasin poodi minema ja Timo nüüd tuli vaatama, kas mul hakkas igav, miks ma istun siin autos. Ja ma lähen nüüd poodi. Tšau!